Tervist, mina olen Nele Kirsipuu. Ma just praegu ärkasin. Ma ei ole väsinud, ma lihtsalt ei kanna meiki. Ja ma olen võib-olla natuke paistes, kui ma hommikul täna tõusin, siis kuidagi silmad natuke kribivad. Et ma olen natukene punnis. Ja mina teen videosid oma mõtetest ja loomingust ja ka lihtsalt olemisest vahel. Ja põhiliselt on see selleks, et ma saan seda teha. Ma just paar päeva tagasi näitasin oma vanaemale mõnda enda videot ja vaata, minu vanaema on, eks ju, ta on vana inimene selles mõttes, et ta on hoopis teisest generatsioonist. Ja kui tema räägib nagu oma lapsepõlve mälestustest, siis on see kas selles mõttes kogemused täiesti teised, eks ju, et kuidas Vene sõdurid tulid nende juurde elama ja kuidas pere peab metsa jooksma ja sellised teemad nagu, ja siis mina tulen oma selle videoteemaga siin on ja et me lihtsalt nagu rääkisime või tähendab, kui ma näitasin enda videosid on ja siis ta nagu vaatas ja ta ju teab, eks ju, ega see meie eelmised generatsioonid ju teavad, et on nagu netiajastu ja selline infoühiskond ja aga ta ütleski, et varsti on nagu või nii hüppeliselt kiiresti on kõik muutunud, et varsti nagu ei saa üldse aru, millest enam räägitakse. Ja mis minul pähe tuli, on ikkagi see, et samas ükskõik mis ajastu on inimene või midagi, mis teeb sellest inimesest nagu inimese või kuidagi see, mis on miski, mis on alati muutumatu ja ma arvan, et see on see mingi inimlikkus, see mingisugune ühtekuuluvustunne või see mingi särin, mis tekib inimeste vahel või see võimalus, mis tekib inimeste vahel, selline tõmme, see ei ole ainult nagu armastus selles mõttes, et mees ja naine või mees ja mees või naine ja naine või mis iganes variatsioonid, et see mingi romantiline suhe, vaid see on ka nagu see side minu ja minu vanaema vahel, see mingi särin, see ma tunnen, et see kuidagi see mingi kuuluvustunne või see mingi, et see, mis nagu kuidagi tõmbab ligi või see on nagu üsna kirjeldamatu. Aga ma arvan, et see ongi see, mis teeb inimesest inimese ja mis on igavesti muutumatu või ükskõik, mis hetked nagu on, et see nagu ei muutu. Ja see on ka, kui ma räägin enda videotegemistest enda vanaemaga, siis need olukorrad on täiesti teised, eks ju, et mina räägin oma mõtteid. Samas tänaval täiesti minu jaoks võõras inimene teab minust midagi, tuleb minuga rääkima, eks. Et see olukord on täiesti teine, mis pole varem olnud, on selline huvitav ülemineku aeg, aga ikkagi on miski, mis jääb puutumata. Ja teema, millest ma tegelikult üldse siin video käima panin, ma siin improviseerisin alguses, on selline teema nagu üksindus ja üksildus. Ja miks ma selle peale nagu täna hommikul niimoodi kohe hakkasin mõtlema, oli selle pärast. Või ma olen üldse selle peale nagu palju mõelnud, on ju. Aga vaata, mina teen natukene ka seda lapse hoidmistööd. Ja eile ma käisin seda lapsukest hoidmas, 1,5 aastat on ta vana. Ja ma võtsin enda õe kaasa. Neil on nagu koos ka nagu lõbusam ja niimoodi. Neil on nagu ühised mingid tegevused või nad saavad nagu teineteisega väga hästi nagu hakkama. Ja eks mina saan ka, aga siis mul on nagu siukest pausi on ju. Ja tegi selline moment või see lihtsalt nagu hakkasin nagu õega rääkima, sest et tähendab, nad nagu omavahel mängisid. Ja ikka on see, et kuidagi väiksem nagu käib järgi.
et tavaliselt see laps käib nagu minul järgi või noh, kui ta teeb oma asju, ta saab küll omaette mängida, aga ikkagi, kui ma lähen teise ruumi või siis ta tuleb nagu kaasa. Ja kuna nüüd ta tegeles nagu minu õega, kes on nagu minust väiksem, aga temast lapsukesest suurem, siis ta käib ka nagu temal järgi. Ja siis noh, kui üldse ukse kinni panna, siis tuleb hoopis nagu nutt, on ju. Ja siis mul õde nagu küsis, et miks ta ei taha üksinda olla. Mitte nagu, et miks ta ei taha üksinda olla, vaid nagu lihtsalt selline mõtisklus oli nagu. Ja siis ma vastasin, et ta ei taha olla üksinda. Või et nagu ta ei taha tunda, et ta on üksinda. Ja siis mul õde küsis, või noh, ma ütlesin, et siis on nagu paha tunne või niimoodi. Ja mul õde küsis, et kas mina tunnen ennast üksinda vahel. Et kui ma olen siin korteris ja nii. Ja ma vastasin, et enamus ajast ei tunne. Et ma tunnen ja ma vastasin ka niimoodi, et ma võin üksinda enamus ajast üksinda olles ma ei tunne ennast üksildasena. Et kuigi ma olen üksinda, siis ma tean, et sina on ja minu õde ja minu ema ja kas minu vend ja minu isa ja et nad on olemas. Et ma ei pea olema nagu, et sellel pole vahet, kui suur nagu distants on. Et ma tean, et on nagu, ma ei tunne ennast üksildasena. Ja see on väga oluline muutus minu jaoks olnud, sest et kui ma siia kolisin, noh, mul on üleüldiselt nagu selline nagu väga intensiivne suureks kasvamise periood olnud kasvuvaludega on ja kui olla nii suur nagu mina, eks, kes ei, noh, kui algul oled lapsuke, siis kasvamisvalud on füüsilised, aga kui oled suurem ja mõte, siis hakkab nagu vaimsed kasvamised ja vaimsed kasvamisvalud. Ei ole enam kondid ei valuta, vaid nagu vaimselt on valus. Aga kui see mööda minna, kui seda teha, siis see läheb üle ja siis kasvab nagu suureks. Ja see on oluline pööre nagu minu jaoks. See ei ole pööre, vaid see on nagu selline võib-olla mõistmine või. Et ma ei tunne üksinda olles üksildasena ennast. Ja see on võimaldanud mul, no see avab nagu kõik minu jaoks. See lubab mul olla. Ja selle tõttu ma olen saanud teha igasuguseid matku looduses üksinda, telkinud üksinda. No see ei ole nagu väike asi, vaata. Minu jaoks. Ja mitte kellegi jaoks, ma arvan. Et see on ikka kõik siuke vaimne kasvamine. Ja ma ei pea olema nagu kellegagi koos füüsiliselt, et olla temaga koos. Ja see võib tunduda, et see mingi või noh, varasemalt, kui ma olen sellele nagu mõelnud, et kui keegi niimoodi on rääkinud, ma olen nagu kuulnud, et varasemalt ka inimesed on niimoodi rääkinud, et noh, ma saan üksinda, tunnen ennast nii turvaliselt ja nii väga hästi, et see on nagu tegelikult nagu mingi bluff või nagu mingi vale või nagu mingisugune, see ei saa ju olla võimalik. Kõik tahavad tunda ennast. Selles mõttes, et see on nagu mingi, varasemalt ma võib-olla mõtlesin, et see on selline, mis see on, desperate nagu. Mingi meeleheide või selline, et või noh, kuidagi. Aga see on nagu ega seda võib-olla ei olegi kellelgi vaja, ma ei pea seda nagu kellelegi tõestama või kellelegi nagu selgeks tegema.
sest et mina ju tean seda ja see ei olegi mitte kellegi nagu teise asi. Noh, see on ka, ma olen siin natuke seda teemat puudutanud, et igaüks elab oma elu. Sest et ma tean, et isegi kui mul, ma ei tea, lähedasi või noh, mis iganes inimesi, kes mul praegu on, ei oleks, siis ma ei saa ju tunda ennast üksinda, sest et inimesi on ju siin veel. Või see läheb võib-olla ka selle Jumala teemaga kokku, aga ma ei ole kasvanud sellega üles ja ma olen nagu endale sobivas vormis seda uurinud, aga ma nagu tunnetan seda, mida ilmselt on nimetatud Jumalaks ja mida on interpreteeritud erinevalt, on ju. Kes mida räägib seal piiblist ja ma ei tea mingitest asjadest, et noh, see ei ole nagu jah, mina nagu saan omamoodi aru ja see ei ole vähem püha või noh, see on nagu võib-olla kindlasti teiste jaoks on see vähem püha, aga see, mis minu jaoks on püha, on minu jaoks püha. Ja minu jaoks on püha see, et üksinda olles ma ei tunne ennast üksildasena. Et ma olen nagu mingis, ma nagu tunnen, et nagu mind siit või niimoodi käte alt nagu kannab mingisugune. Et ma nagu toetun millegi peale. Või nagu ma lasen nagu, see on võib-olla alistumine või siuke, lasta sellel kanda, mis on elu või. Ja vaata, ma teen siia selle video, sest et minus on, ma olen ka varem rääkinud, et minus on 2 osa. Üks on see selline looming ja vaba olemine, selline suva olemine, nagu ma teen siukseid suva videosid. Ja teine osa on minul see mõtisklus ja see on oluline osa minul. Ja ma panen selle siia, kuigi ma näen, et mul on praegu vaatajaid või neid subscribereid, kes on püsivaatajad, siis nagu nii-öelda tellijad või ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Nüüd see läheneb 1000. Ja see on nagu selline arv, mida mina nagu mingist hetkest nagu ei saa enam hoomata või. Et ma suskan selle nagu siia. Ma ei suska, vaid ma ei suska, aga ma ei taha nagu, et ma olen midagi kasvatanud ja siis ma lataki lasen sulle midagi nüüd, et pöördu minu usku või noh, see ei ole nagu mul ei olegi midagi, mida pöörata, vaid ma ei püüa sulle nagu midagi selgeks teha, vaid ma lihtsalt jagan iseenda mõtteid ja päriselt. See ei olegi midagi muud. Ma lihtsalt räägin enda tundmustest, sest et ikkagi öeldakse, et kui sa midagi tead, siis õpeta. Kui sul midagi on, siis jaga. Seda ma nagu lihtsalt järgin. Ma nagu tean, et inimesed vaatavad neid kiireid videosid, aga mul on praegu nii mood peal, et ma oleks hästi aeglane ja hästi vaikne. Mul on nagu, ma nagu tunnen neid enda aju, neid sagedusi. Ja ma ikka ma püüan seda kiiremaks tõmmata, et inimestel oleks huvitav vaadata. Aga tegelikult ma tahaks täiega sinna madalamale minna. Juurikani minna, et kui sa, jah, blabla. Kui mina läksin BFM-i, siis oli minu õppejõuks Jüri Sillart. Ja meie esimene video ülesanne kandis pealkirja Üksildus. Me tegime enne seal nagu liikumatu pildiga ülesandeid seal video, või tähendab piltidega
kõigepealt tegime seal maalifilmi, et noh, et nagu kasutasime heli ja oli olemasolev maal, mida me siis nagu helindasime. Ja kurat, alles nüüd mul tuleb, nüüd ma praegu just sain aru, mida oli vaja teha maalifilmiga, sest ma olen nii palju mõelnud, et ma ei saanud aru, mida sellega oli. Et me valisime maali ja helindasime seda. Ja Jüri ütles, et see ülesanne ei ole nagu kuuldemäng. Ja kõik ju kasutasid, on ju, et võtsid tegelased ja rääkisid tegelastele dialoogi ja siis lõikasid sellest maalist nagu kaadreid, et räägib tema. Ja ma siiani nagu mõtlesin, et mida ta seal mõtles, aga et film on ju tegelikult see, et sa või näidata seda. Ma arvan, et ma sain aru sellest, mida ta nagu mõtles, et on maal ja ma ei pea sinna panema teksti. Üldsegi. Ma võin panna sinna, valida mingi helinduse ja näidata seda pilti. Ja näidata neid kohti sellest pildist. Võib-olla on mingid imepisikesi liikumisi, et võib-olla ma sain alles nüüd sellest aru. Et nagu tekiks see õhkkond lihtsalt, see filmi õhkkond. Nii, mul veel filmib. Ja järgmine oli on ju ka mingi fotojutustus vist või midagi ka helindasin. Ja siis oligi see esimene video ülesanne oligi üksildus. Ja pärast seda oli siis see Odessa trepid või noh see, et kasvatad üles pinget ja üksildus. Et see on oluline osa inimesest. Ma pean vaatama, kui kaua see veel siin ketrab, sest et ma võin vahel jutustama jääda. Nii et ma ei pane aega tähelegi. Üksildus. Et jah. Ja see on tõesti, ma arvan, et see on ka aluseks sellele usule või religioonile. On ju, et kanna, ma ei, nüüd tulevad just mingid piiblitegelased sisse. Ja see on nii ebamugav mul sellest rääkida, sest et ma nagu kuidagi, ma ei tea, kas miski on selle ära rikkunud või võib-olla on see, et lihtsalt teiste arvamus, et mida teised arvavad sellest. Aga kui ma selle praegu ütlesin, siis see kuidagi vabanes mul, et ma võin öelda, et näiteks kristlikkus on ja ma olen kuulnud, et öeldakse, et hoia Jumalat oma südames või hoia Jeesust oma südames või võta Jeesus oma südamesse. Ma mäletan, kui on mingid religioossed inimesed minuga rääkinud. Et kui sa võtad Jeesuse enda südamesse, siis sa oled põhimõtteliselt päästetud või midagi nii. Ja see tekitab mul seda vastuseisu nagu. Aga see, mida mina olen oma südamesse võtnud, ma arvan, et see on nagu sama. Ma lihtsalt ei nimeta seda sedasi, vaid see on see mingi elu. Ma lihtsalt nimetan seda eluks või seda, mis on kõik. Ja see lihtne selitus on minu jaoks nagu kõige täpsem. Lihtsalt seda kõik, see, mis on kõik, on minu südames või nagu. Ja see kõik, mis on kõigis inimestes, see säde. Ja sellepärast ma ei tunne ennast üksildasena. Ja see ongi nagu minu selline suur selline harjutus ja katsumus ja see nagu süveneb katsumuste ette tulekuga, et tõesti igas momendis tunda ennast turvaliselt nagu. Sest kui ma tunneks ennast üksildasena, siis ma tunneks ennast ebakindlana. Aga kui ma tunnen, et ma ei ole üksinda olles üksinda, see on
ma olen kantud, ma olen toodud. Ja ma olen viidud. Mul ei ole nagu mingit agendat selle jutuga, kui lihtsalt ma väljendan iseennast. Ja ma väljendan iseenda seisukohta, kus mina praegu seisan hetkel. Selles ajahetkes, kus ma praegu olen. Ma seisan siin ja mõtlen seda. Nii et see üksildus ja mida ma tahtsin veel nagu lastest rääkida, sellest üksildusest. Et lastel, kui on päris laps, ma ei tea, mis vanuseni see võiks minna, äkki mingi 7-aastasenigi, jah. 7 on nagu mingi arv. Ongi see, mis on nagu instinkt, et sa ei jää üksi, sest et sa pead hoidma kas enda ema või pigem ema juurde, sest et muidu sa ei jää ellu lihtsalt. See on nagu siuke instinkt, et hoiad nagu sinna, sest et sa ei saa ise muidu hakkama. Ja üks väga lahe instinkt on ju lastel, et need pistavad ju kisama. Röökima. Ja see on ka tore instinkt, et anda üldse märku, mida sul hetkel vaja on, sest et rääkida ei oska. Ja kui väga palju last ära šušu siin, ära siin räägi, siis lõpuks see kisa jääb vakka ka. Ja suured inimesed on ju lapsed, kes lihtsalt kes oskavad rääkida ja oskavad ennast kontrollida ja oskavad oskavad nagu varjata ja ennast nagu väga hästi maskeerida. Et see nagu ei muutuna. Et algul on see instinkt, aga pärast saab see nagu pärast, kui seda enam tegelikult vaja ei ole. Kui kisa ja draamat enam vaja ei ole, see ei kanna nagu mitte mingit vilja põhimõtteliselt. Siis see on lihtsalt selline, millele nagu ei kasvata suureks. Sest et vaimse kasvamisega ongi see, et sa saad teha valiku, et sa ei kasva üles. Kasva suureks. Sa võid olla 50-aastane ja sa ei ole suureks kasvanud. Ja mis tähendab üldse suureks kasvamine? Sest et mina olen, osa minust on alati lapselik, lapsik, see laps. Aga suurelt kasvamine on võib-olla lihtsalt vastutuse võtmine. Et ma võtan vastutuse. Et kui midagi minu elus teeb vaimset valu, siis ma võtan vastutuse sellest lahti öelda. Valus lahti öelda on väga raske, sest et see on tuttav, see on mugav, see on turvaline, sest see on see, mida oled teadnud. Kuidas sellest lahti öelda? Ma ei oska mitte midagi soovitada. Sest et ma tean ainult, kuidas mina olen seda suutnud. Ja see on ka selline igapäevane praktika edaspidigi, mis aina tugevdab mind. See on naljakas. Ma ei naera, aga see on kummaline või selline, kuidas me hoiame valust kinni, sest see on tuttav. Ja lõppude lõpuks ka võib-olla realiseering või see arusaam, et ma väärin parimat, et ma väärin mitte valus elada nagu. See on see väärimis.
see teadmine. Ja ma ei ole nagu tulnukas. Ma võib-olla räägin teistsugust juttu ja olen teistsuguse olemisega, kui ma siin praegu õue vaatan ja ma elan kesklinnas Tallinnas ja käin Virus ringi ja ma võib-olla räägin natukene teistmoodi ja olen teistmoodi, aga sellepärast, et mul ei ole olnud valikut, kui muutuda. Ja ma olen olnud kõike nagu. Ja ka mingi igatsus mingite asjade järgi, inimeste järgi on olnud, aga ma ei tea, kas ma olen suutnud, aga võib-olla ma olen midagi suutnud. Niimoodi, et ma enam, et see vähemalt on oluliselt vähenenud, see igatsus millegi järgi. Issand jumal, see on nii suur, et nagu praegu mul pole rohkem vist sõnu. See jutt sai vist räägitud. Ja ma siin seda juttu rääkides paaril hetkel mõtlesin, kas ma panen selle nagu üles, sest et see ei ole nagu see, mida tavaliselt tehakse, eks ju. See ei ole selliseid jutte ei räägita, aga samas ma mõtlen, et kuigi keegi, kes siis räägib, kui mina ei räägi. Ja kui mul on see võimalus, antud ja ma olen selle võimaluse võtnud. Võimalus. See, mida sa tahad. See tõesti ei anta nagu niimoodi kandikul ette, vaid see tuleb võtta. Ta lebab seal. Keegi ei varitse seda. Keegi ei kaitse seda ega hoia seda või see pole kaitsmist väärt, vaid see tuleb lihtsalt käsi välja sirutada ja see endale võtta. Mingist hetkest. Kui prägane. Jummel. Hambapasta. See roosa. No et mingi hetk see klipp nüüd lõppes, mul on pooletunnised klipid võimalikud. Nii et ma ei tea mida, aga igatahes ma elan sulle kaasa, ole tubli. Tšau kakao. See ei ole tšau pakao, vaid see on nagu kakao. Tšau kakao, tšau kakao. Seda ütles kunagi minu treener Reet Kriiger, kui ma käisin palestras. Ja sealt on see pärit. Nii et tšau kakao. Kui sulle meeldis see video ja need minu mõtisklused või see, kuidas ma jagan nende mõtisklusi ja kui sa tahaksid või kui sa igatahes nagu oled nõus minu asjaga või ei ole nõus või tunned lihtsalt puudutatuna. Ühesõnaga, siis võiksid panna minu videotele alati või sellele videole like. Sa võiksid seda jagada oma tuttavate inimeste või lihtsalt kellelegi nagu teada anda ka, et mina seda teen. Igasugune jagamine abistab mind ja minu tegemisi abistab ka, kui sa paned subscribe ehk eesti keeles on see vist tellimine või sealt YouTube'ist on siuke punane nupp subscribe ja sellised asjad nagu aitavad minu tegemistele kaasa ja minu unistustele kaasa. Nii et ma loodan, et see nagu video väga ära ei ehmata, sest ma olen selliseid videosi hästi palju teinud ja tegelikult ülekaalus teinud nagu
enda videote nagu selle teekonnal. Et see on osa, mida ma teha tahan, mis mind natukene ka hirmutab, selles mõttes hirmutab, et ma ju tahan teha seda videote värki ja tavaliselt läheb ikkagi peale selline kiire ja läbimõeldud nagu siukesed väikesed videod, lõbusad videod, et mida ma lihtsalt pabistan on see, et äkki ma kaotan endal nagu vaatajaid, kui ma selliseid mõtisklusi teen, aga ma arvan, et see on ikkagi selline oluline osa ja ma teen seda ikkagi, et ma lihtsalt üritan nagu kuidagi saada seda balanssi, et ka see oleks kuidagi söödav ja seeditav vaatajatele. Aga kuna ma sättisin nüüd ennast siin üles, siis ma mõtlesin, et siia lõppu ma teen ühe eputustantsu ka. Sest mulle meeldib eputada. Ja mulle meeldib siis eputada, kui ma ei ole sellega nagu kiirustanud ja ma arvan, et praegu on see õige aeg. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Y'all me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', 'cause I need a